siis Rakveres ja rääkimas on meil täna Anneli Habanen, minu jaoks Eesti tunnustatumaid lümfiterapeute, rakenduslikust aspektist, ütleme siis nii, erinevate keha-praktikate integreerija ja lümfiliigutaja panin mina sulle jah, nimeks. see on väga hea nimi, mul see meeldib, sest ma ütlengi, et see lümfi liigutamine, see on see, et ma teen lümfiteraapiat ja teen kehahooldusi ja panen need kaks asja kokku. Õige, see lümf peab liikuma, Jah. aga selleks, et ta liiguks, peab keha olema lõõgastunud, ehk siis see integratsioon on siin nagu hästi oluline. Pluss oled sa siis meil veel mudamaalija, sellest me täna just hakkamegi rääkima, mis see mudamaaling endast kujutab, et võib inimestel igasuguseid assotsiatsioone tekitada ja mina olen siis Riina Adenko, kes on siis taimetark ja loodusteraapia teadlane, kunast imeliste toodete looja ja toidu, mis iganes pagunid mul veel juures on. Aga ja, et me oleme ikkagi nende loodusteraapiate ja nüüd ka juba hiljuti asutatud Loodusteraapia Akadeemia just asutajad ja millest me siis täna tegelikult tahaksime sinuga juttu teha, ongi see, et meil on tulemas uus kontseptsioon. See kontseptsioon ei ole uus. Ta on miljoneid aastaid vana, sellepärast, et me räägime surnumere teraapiast ja surnumeri on kohe kindlasti palju vanem kui meie, aga kontseptsiooni uudsus seisnebki selles, et me olemegi sinna põiminud uusi võtteid, integreerinud võib-olla asju, mis vanasti pole kokku pakutud. Ja sina just tegid hiljuti 2 huvitavat koolitust. Üks oli muda, üks oli lümfiteraapia, aga räägime praegu mudast, sellepärast, et muda on nagu teema, mis me tahame sinuga siin inimestele rohkem tutvustada. Et jah, et mul on see muda tegelikult kogu aeg meeldinud. Ma olen töötanud mudaga päris palju. Mulle meeldib temaga mässata. Aga nüüd, kui Riina hakkas tooma Surnumere muda Jordaania muda õigemini Surnumerest. Ja siis need omadused, mis sel mudal on, need lihtsalt... Nad on unikaalsed. Nad on lihtsalt niimoodi tõmbavad endaga kaasa, et sa lihtsalt tahadki seda teha. Ja võt siin ei olegi müügijutt, sellepärast, et tegelikult meie tutvus Anneliga hakkaski tollest hetkest, kui sina küsisid minu käest, kas mul muda ka on. Sest kuna ma osades toodetes, mähistes, kehamähistes kasutan turba ekstrakti, siis sa küsisid, kas mul on muda ka ja siis ma ütlesin sulle, ma ei ole head muda leidnud. Ja siis olid sinu sõnad. Noh, meil ju käina muda ja too muda, ma ütlesin, kuule tead, et mul on nüüd omad seisukohad, et ma, kes tõesti alati kütan selle nimel, et kasutaja eelista eestimaist, muda kohal on seisukoht natukene teine, et siin tahakski seda võõrama kraami sellepärast, et on lihtne põhjus. See meremuda, vähe sellest, et ta on triljoneid aastad vana, siis ta asub veel... Merepind on 430 meetrit, eks ju, maapinnast allapoole ja loob seal, biokeemikuna räägin teile, ja ta loob seal erilise keskkonna tänu veel sellele, et seal on ka soolasisaldus kõrgem kui mis seal iganes oli 20 korda tavalisest, eks ju. Jah, seda me proovisime järgi. Ja, nii ta on, mis tähendab seda, et seal ei ole ühtegi patogeeni. Ja võt minu jaoks, kes ma olen loodustoodete tootja ja ma ei kasuta konservante, stabilisaatoreid, mingisuguseid muid, eks ju, keemilisi ja sünteetilisi asju. Minu jaoks on oluline, et kui mina sulle muda toon, siis mina magan kodus rahulikult, et seal ei kasva mitte kedagi. Aga kuna ta on veel niivõrd unikaalne selles mõttes, et seal siiski elavad vetikad ja need on nii, kuidas ma nüüd ütlen, need ei ole mujal, et see kombo, see ökosüsteem, mis seal Surnumeres need on kõik kasulikud ju. Absoluutselt on ju, et kui nad selles tingimuses ellu jäid, mõtle, mis supermanid nad tegelikult on. No vot, ja siis oligi see koht, kui ma ütlesin, oota, las ma toon sulle selle õige muda ja siis ühel päeval ma selle muda tõin. Sellest kohast räägi sina. Ja, ta tõi ja siis me hakkasime kõigepealt proovima teda ühtpidi ja teistpidi ja siis mida rohkem ma temaga töötan, seda rohkem ta mulle meeldib.
et tal on neid võimalusi, et mulle meeldis väga Käinalahe muda, sest ta on väga hea, aga nüüd on see, et Käinalahe muda, ta ei ole nii soolane ja seal on ikkagi mingi elu käib aega sees. Ei, see ei ole halb. Ei, seal ei ole absoluutselt, et muda peabki, ta peab kogu aeg laagerduma, ta peab järjest, kõik need osised peavad ju ära seal toimetama, surema ja kõik laagerduma ja kõik need on ju, et need protsessid on väga tähtsad, on ju. Aga see on jah, see on teistmoodi ja ma seletan jälle biokeemikuna natukene lahti, miks ta teistmoodi on. Mina ka tean mudadest kõike sellepärast, et kui oli sinu poolt antud käsk, et muda peab olema sortimendis, siis sai see mudatöö ära tehtud sete pealt ära riisutud ja mul on päriselt suur hea meel, et ma tunnen isiklikult selle Surnumere kaevanduse omaniku, kes siis rääkis ja seletas mulle, kuivõrd on ära reguleeritud Jordaanias just nimelt see mulla või ütleme muda kaevandamine. Millisest kihist võib võtta, millist kihti ei tohi puutuda, et erinevalt siis Palestiinast ja Palestiinast me praegu üldse ei räägi, las ta jääda on ju, aga erinevad Iisraelist, kuhu siis ka see Surnumeri laieneb, esiteks nad on muide erinevad veel omakorda sellest ökosüsteemist, siis Iisraelis see ei ole reguleeritud ja sa võid selle Surnumere, isegi kui ta on surnumerest võetud asi, on ju, et nad on ka täiesti erinevad, et minu jaoks nagu on hästi oluline, kuivõrd hoitakse esiteks seda kohta, kust kaevandatakse, et mitte nii, et to the last drop nagu inglise keeles öeldakse, vaid võetakse just see õige kiht. Et see oli nagu hästi oluline koht. No ja pluss see, et mis kooslus seal on? Seal on jah, kooslus ja kui ma nüüd hiljaaegu hakkasin vaatama, võtsin need turba ja muda, meie kohalikud toorained on ju, hakkasin vaatama siis nende neid ainete sisaldusi ja siis võtsin ka selle Jordaania muda ja siis ma vaatan, et need meie turvas ja muda omadused on kõik ka Jordaania mudas, aga nad on kokku liidetud ja veel rohkem. Täpselt. Isegi kahe peale kokku on neid rohkem. Sest mida jälle ma olen nagu kuulnud ja kui rääkisime selle Jordaania kaevanduse omanikuga, siis ta ütles ka, et vaat see Surnumere muda, ta on niivõrd unikaalne, et ta ei saa ka päris nii-öelda mudaks nimetada. Sest ta esiteks tema soolade sisaldus on seal nii kõrge, et ta on samal ajal justkui nagu sool. Seal on omapärased vetikad, kes on sinna ära settinud, siis ta on justkui nagu turba ja milleski vahepealselt on ju. Et ta on nii mineraalide kui ka bioaktiivsete ainete, eks ju, nagu sa ütlesid, et nagu kokku liidetud on ju ja siis me saamegi need unikaalsed omadused. Mina toon jälle keemikuna, miks mind see muda nagu kõige rohkem kõnetab ja ka Surnumere sool loomulikult on magneesium. Me võime Epsomi sool ja ma fännan täiega Epsomi soola ka, aga kui nüüd valida, et minu käest on küsitud, mida sa võtad, võtke segu alati. aga kui nii küsida, siis võtke parem muda. Sest siis te saate endale nagu kõik kolm asja korraga. Ja magneesiumist kui lõõgastavast asjast, meil oli eile Vikk Eeter, rääkisime kaabast ja lõõgastumisest ja võtame selle osa kokku, et headusega ajab rohkem nodi kokku, tsiteerides Piraati lastefilmist. Nii, miks me siis headusega saame nodi kokku rohkem ajada? Mina nüüd ütlen tõesti, kui ma igapäevaselt praktiseerin ikka, ka veel on ju, et jõuan seda ka veel teha, et ta on, miks headusega ajab, et ma ei näe, et ma peaksin hakkama inimest, kui tal on selgne, ütleme konkreetselt, et on seljalihased on valusad, selg on valus, kõik on ja ma ei lähe sinna. Või on näiteks radikuliit. Ja, ma ei lähe neid nüüd lammutama seal, et ma ei haiget teha. Aga sa ei saagi ju tegelikult teha, kui inimene tuli ja ta on lihaspingeid ma saan massaažiga maandada. Aga valukohas sa ei saa minna kätega kallale. Et mul on nagu lihtsam, see muda teeb pool tööd minu eest ära on ja. Mis pool? Ta
terve töö ka ära teha. ta võib teha küll, aga mulle meeldib alati kättpidi ka ikka midagi teha. Okay. Et ta nii palju aitab, et ta valmistab ette kõik need lihased ja valusad kohad on ju selleks, et ma saaksin rahulikult tööd teha. Ja kõik käib läbi valu, läbi ilma valu, ei tekita valu ja inimene lõõgastub. Täpselt, vot esimene asi, mis ma tahangi öelda, et minu käest on küsitud ka, et aga mis seal siis need valu vaigistavad komponendid on, seal ei ole valu vaigistavaid komponente, seal on magneesium, mis lõdvestab koe. Ja siis me oleme kehaga nii-öelda heades suhetes, kuna voolavus on palju parem ja saamegi nodi kätte. Valu vaigistav komponent on küll. Mudal on ju 3 omadust. Üks on see bioloogiline, et me saame need ained sealt kätte. Üks on mehaaniline, mis puhastab nahapinna kõik meil ära. Ja 3. on see soojus ja raskus. Et ta on, et kui on valu, siis tavaliselt, kui sa käe ära lööd või mingi koha, esimest sa võtad kinni ja valu läheb väiksemaks. Et nahal kõik need valuretseptorid, need reageerivad sellele väga hästi. Ja siis nad saavad selline raskus. Et see on see raskus, et alati on hea, et kui paned muda sinna peale ja siis sa panedki mingi kas soojakotti või soolakotti või... Mõnes mõttes on ju ka raud tegelikult, kui me räägime ka sellisest põletikuravist, nagu on artriidid, artroosid ja millega inimesed ikka tulevad, et oi, valus on ju. Et aga rauasisaldus on ju seal... numbrites ma ei oska isegi öelda, peab nüüd spikrist vaatama, aga päris suur kogus on teda. Nii et see rauasisaldus, mille järgi ma võin öelda, et teda on tõesti palju, mina, kes ma segan seda muda kokku, ütleme siis nii, vaatasin ühel ilusal päeval, et mis mu suure rooste vaba nõuga siis lahti on, et tuleb vedeliku läbi. Ja siis, kui see sai vastu valgust pandud, siis ma nägin seal augukesi. Sa said uue sõela endale? Jaa, ma sain endale fantastilise sõela, aga siis ma sain aru, et see raud veel, mis on sees on, et ta on täpselt selles bioaktiivses vormis. Ja mis ta valgete riietega teeb? Jah, värvib ära. Täpselt nii. Ja selles mõttes on küll valuvaigistav komponent ka sees. See on kindlasti on ja üks asi, kui juba saabub meil lõõgastus, siis iseenesest lihased läheb pehmemaks ja valu läheb väiksemaks. Vot see on nagu kihvt, et mudaga on võimalik sõna otseses mõttes teha nii vanni, võib teha siis teraapiat, kus sa kasutad nüüd seda maalingut, kuidas sa seda teed. Mina teen seda koolituse tuleb. Täpselt nii, õige, seda väga head sa ära ei olnud. Ja siis me saame teda ju veel ka näiteks kasutada juuksemaskidena. Tal on nii palju võimalusi. Näomaskidena. Teha üldseda või kergelt on ju, määrid keha kokku, lähed vanni on ju. Või lähed istud saunast, et ta lihtsalt sa jälgid, et ta ei kuivaks sul ära. Ja kui ta ära kuivab, siis meil on võimalik mida teha? Lihtsalt niisutada ja see maha pesta, eks ole. Inimesed on minu käest küsinud, kui palju ta määrib, kui palju ta ummistab, kui palju ta, tsiteerin meie kolleeg Nellit, kui palju ta mäkerdab sul vannitoa ära või kus sa ta iganes teed? Vannitoas. Mina ei tea, ma teen teda duši all päris tihti. No mul ei ole. Oota, ma küsin teistmoodi. Sa ju teed inimestele teraapia käigus, paned siis muda. Kas sul duširuum on, kas sa saadad need pesisse? Vot see on minu jaoks nagu argument. Sest et miks mina ei taha oma kabineti duširuumi, ongi see, et mul endale ei meeldi käia kehahoolduses, kus mind saadetakse pesema. Et mulle meeldib, kui see tehakse, ütleme puhtalt käsitöö kogu aeg on ju, et see mul meeldib, sellepärast mul ei ole ka absoluutselt duši enda kabinetis. Nii et võt see on üks hästi oluline argument nii kliendi teenindajatele, kes tahaksid seda muda nii-öelda oma sortimenti või sellise teenusnimekirja võtta. Et sul ei pea olema see, ma ei tea, mis survepesuruum seal, et inimene puhtaks saada ja pärast veel ka oma tuba. Lihtsalt peab olema vesi. Ja mina ütlen täpselt samamoodi.
et ainuke asi, et kui sul on selline, noh, minul on nagu see nagu kivi imitatsiooniga see põrand on ju seal, kus ma mudaga mäkerdan, no see tuleb harjaga üle käia, sest ta tahab sinna vahele no kabinetis ma ei pea põrandal. ei, ma mõtlen kodus, jah. Aga ta Vuugi vahele jääb. Ja vuugi vahele tahab jääda, noh, lihtsalt siis võtad harjasega ära ja pesed enda ära ilusti puhtaks. Aga ei, ta ei määri mitte ühtegi asja ära, prüülvann ära, ainuke asi, palun ärge minge džakuusisse sellega, no aga see peaks nagu olema loogiline. Et ega jah, seal ei ole midagi, et ei ole, kui klient käib, on ju, ma pesen ta puhtaks, saab kõik massaažid või kreemitamised sinna peale, on ju. Ei muutu riided peale seda, et mitte midagi ei toimi, on ju. Mitte midagi ei juhtu, et selles suhtes küll, et ta julgelt igale poole ja kui me oleme teda ka suvistel nagu mudapäevadel, eks ju, kasutanud, siis pärast ei ole küll nii, et me nädal aega peseme neid ruume, et kõik on nagu sellega. Kõiki saab ju mõistlikult teha. Siis tulge koolitusele, õppige see ära. Mul on sellist päris palju nippe tekkinud. Aga ma tahtsin veel selle surnumere teraapia juures, et kuna me räägime nii soolast, kui me räägime kagudast, siis mina tegelikult olen veel ühe asja sisse toonud nende muda sisse. Ma olen siis ühele lahendusele pannud aloe geeli, mis on merevetikaga, ehk rikastanud teda sellepärast, et see muda on muidu äkiline. Ja räägi sina natukene jah, et see aloe geel seal sees on ju, ta annab veel natukene juurde, kui teada, et aloe võtab maha põletiku, et aitab väga hästi, on ju, rahustab nahka, kõik on ju, et ta teeb natukene pehmemaks selle tugevad omadused. Ja mõte mul oligi taga, et miks just sellisel kujul seda muda versiooni kasutada, et kui me tahame teha protseduuri, no nüüd ma juba räägin sellisest terapeutilisest, eks ju, kasutusest ja see protseduur ei saa olla 10 minutit, inimene ei jõua sul veel seal nii-öelda pooli maha võtta, maha rahuneda ja siis minna lubamisse selle kehaga, et see peaks olema ikkagi vähemalt siuke pikem periood on ju, pluss sa veel soojendad selle muda, et me seda saame füüsilist toimet ka. Aga ta on äkiline ja vot siis ma mõtlesin tükk aega, et kui millega ma teda ära timmin, et ta ei oleks nüüd nii agressiivne, et ta annaks nagu oma soojuse ära ja toime ära. Aloe geel merevetikaga, just nimelt mitte lihtsalt aloe geel, vaid merevetikaga. Et siis me saame sulle sõna ots mõttes nagu surnumere vanni teha, on ju, kus on igasuguse variatsiooniga neid bioaktiivseid aineid ja vaata, et minu jaoks oligi nagu oluline see koht, et saada ohutumad, pikemad, mõnusamad ja ka plastilisemad tulemust. Et teda on võimalust teha, et kui on näiteks, et valmistub protseduuri ette või enda jälle seda on ju, kui ta on natuke seisnud, on ju, ta tuleb alati segada, sest see keel iseenesest on paksem, on ju, ja ta läheb seistes ka. Ta kiisleb ära, sest ma ei kasuta konservante ja stabilisaatoreid. Et alati saab ju panna kas lillevett või millegiga lahjendada natukene, et võtate ja panete, kui kodus kasutate endale, alati tuleb segada, et kõik asjad, et kui teil on kreemid, et kreemid on ka, et ennem sa ikka alati, kui on tükk aega seisnud, sa segate läbi, on ju. Ja saad sellega nagu toimetada. See on üks variant ja teine variant, kuna meil on ka tundlikuma nahaga inimesi, siis ühe variandi ma tegin sellise, kus on ka ränivetika jahuga. Ja sina armusid sellesse lahendusse täiega ära, siis nüüd sa vist enam muud minu käest ei tahagi. Kuigi ma tegelikult jään ka algsele mudale täiesti truuks. Mulle meeldib tema ka, aga see on just, et ütleme tõesti seal, et kellel on sellist akned ja see natukene parem, et ta on natukene pehme. Omadused on sellised paremad nagu, ta pole nii. Kui me teeme nüüd hästi siukse kiire kokkuvõtte sinuga, et surnumere teraapiast me siis kasutame muda, surnumere soola, erinevaid kombinatsioone mudast, aloe geelist ja ränivetika jahust. Et kui nüüd minu käest või sinu käest küsitakse nii, mis on need 3 asja, mille pärast ma peaks tulema mudateraapiasse või tulema koolitusse või mida iganes. Et mis on nagu 3
kõige tähtsamat asja? Esiteks on muda see, et näiteks, et ta on asendamatu kodus. See aelu sellega peab olema igas kodus. Sellepärast, et päike, meil hakkab suvi varsti, et kui on päiksepõletus, panna peale muda mask õrnalt peale, tõmbab kohe ära seal päiksepõletus. Läbi proovitud. Ta on nagu siis esmaabi ka, kui põletame ära või midagi iganes juhtub. Nii, okei, valu. Ta võtabki, leevendab valu selle soojaga ja kui sa paned, et ta seal paremini soojas seisaks, on ju, siis sa mähidki ta rohkem kinni. Sa teed lokaalselt ühele piirkonnale. Ta lõõgastab täielikult ära. Selluliit. Vot ma just tahtsin öelda, detox. Detox ja selluliit. Nii. Et see on väga... Minu arust peaks olema nüüd juba, ütleme, selle selluliidi puhul peaks olema see muda üks kõige lihtsam kasutatava. Kõige lihtsam ja ka kõige tõhusam tegelikult, et kui me veel koolituses on näitega ju, kuidas koos mähistega saab kasutada ja nii edasi. Kõiki nagu selliseid variante, et minu pea töötab kogu aeg, et mismoodi saada paremaid lahendusi. Et ma ei piirdu kunagi sellega, et käin koolitusel, õpin ära, täpselt niimoodi läheb see, ei. Ma ei tea kunagi. Aga kõige tähtsam ikkagi, kui me võtsime need 3 ülitähtsat, eks ju, aga see kõige on ikkagi lõõgastus ja see, et me saame minna keha just nimelt sellise... See lõõgastus tundub minu jaoks niivõrd normaalne olek on ju. Et see mul jääbki, et tegelikult hakkabki kõik lõõgastuses. Ja kui see lõõgastus toimub, siis ma saan kõiki asju teha. Ka valuga tegeleda, detoksiga tegeleda, lümfiga tegeleda. Hakkab kõik asi toimima, sest et tihtipeale ongi, meie kiires maailmas on stressitase päris kõrge. Aga mina siis kutsun Anneli koolitusele, sellepärast, et ta näitab ära kõik trikid ja nipid, kuidas siis selle mudaga maadelda, mudaga maalida, mudaga toimetada, teha seda surnumere teraapiat, ühendada siis erinevate teiste komponentididega ja info saab kehatuba.eu kodulehelt, siis Facebooki, meie sotsmeediatest, et jälgige meid igal pool, kus me figureerime ja tulge koolitustele ja tulge meie laagritesse. Iga päevaga ma õpin kogu aeg midagi juurde. Ma ei lähe kunagi. Et sa õpid ja aitäh sulle, et sa tulid täna minuga rääkima. Aitäh, et kutsusid siia. Teeme nüüd järgmise korral. Nii, sellega oleks hästi. Kaua me siin kokku mullisesime siis? Pool kindlasti.